Alustab taskuhääling Peapall. Räägime vutist teadlikult. Tere tulemast kuulama taskuhäälingut Peapall, kus oma ala asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamisest. Selleks, et kuulajatel oleks selgem arusaam, siis igaks juhuks rõhutan üle, et kõik saates osalejad, kaasa arvatud ka mina, räägime siis enda isiklikest seisukohtadest, mitte klubide või alaliitude vaadetest. Ehk siis kõik siin saates öeldu on meie isiklik arvamus. Täna on meil külas Karel Voolaid ja Konstantin Vassiljev. Meie saate teema on tänava jalgpall. Arutleme, millises suunas on tänava jalgpallikultuur muutunud. Räägime ka sellest, mis tegurid on neid muutuseid kaasa toonud ja milline võiks saatekülaliste arvates olla tänava vuti tulevik. Tere, Karel! Tervist! Karel on meil Eesti A-koondise peatreener ning Eesti jalgpallidust treenerite koolitaja. Ilmselt pikemat tutvustamist väga ei vaja, aga kuidas sa ise ennast tänava jalgpalliga seoses tutvustaksid? No kuna minu sünniaasta on 77, et ma olen selline siis, minu lapsepõlv on 80-ndad, et selge on see, et siis oli võib-olla selline, ma ei saa öelda, et kuldaeg, aga et siis see tänava jalgpall oli nagu täiesti olemas, et ma olen küll väikesest asulast pärit Koerust Järvamaalt, aga sellegipoolest ka seal olid suuremad paneelmajad ja nende majade vahel oli asfaltit ja asfaltplatse ja parkimisplatse ja mänguväljakuid, et kui seda nii öelda tänavaks saab nimetada, siis sellist jalgpalli ehk siis tänava jalgpalli meie lapse ja minu lapsepõlves oli väga palju. Ja Konstantin Vassiljev, Eesti vutisõpradele ka ilmselt väga tutvustamist ei vaja. Praegu FC Floras mängija rollis ja ka Eesti A-koondisest üle 100 korra juba platsi peal käinud. Konstantin, tänava jalgpall, kuidas sinul sellega suhe oli? No tere ka minu poolt, et selles suhtes mul vedas ka, et ma elasin oma lapsepõlve aja Maardus ja väga sobiv hoovis, et 4 maja ja siis keskel on suur muruplats, et see, et minu tänava jalgpall oligi minu nagu teine elu, et siin pole kahtlustki. Tänava jalgpalli siin Karel juba tõi ka välja, et kuidas sa siis ikkagi lahti kirjeldaks selle, mis asi on tänava jalgpall? No põhimõtteliselt on see, et sul peab olema mingi mänguvahend. Meil omal ajal me ikkagi mingisugused pallid leidsime, et need ei olnud nagu väga kvaliteetsed, aga sai võrgupalliga mängitud ja põhimõtteliselt ümmargune õhk sees ja et midagi liigub ja põrkab ja siis ka mingisugune selline täiesti suvaline koht, mis meie väikese sõpruskonna arvates nagu sobis, et see võis olla täiesti tavaline hea muruplats, kui see muruplats ei olnud hea ja meie hinnangul oli asfaldi peal parem mängida, siis mängisime asfaldi peal või mingisugune kruusateed, mis iganes kohad selleks olid, et kus seda jalgpalli nagu mängida saad, pluss ka veel hästi palju erinevaid nagu mänge, et see selline ei olnud alati klassikaline, et üks võistkond on ühel pool või teisel pool, et võib-olla ka täitsa nii, et mingi mäng vastu majaseina tagumiseks või mingi osavusmängud, et see kõik ongi selline nagu seal, kus ei olnud treenerit, kus ei olnud kindlat kellaaega, millal trenn hakkab ja millal trenn lõpeb, ehk siis see minu arvates oli kõik nagu käib selle tänava jalka alla. Konstantin, kui mängida näiteks seal puuris või kui staadion on lahti, lähed staadionile, paned seal pundi kokku, kas see läheb ka sinu jaoks tänava jalgpalli alla? No ma arvan, uus reaalsus ongi selline, et päris kuskil hoovis väga palju ei mängitakse, sest muru ilus või aknad on liiga suured ja majad on nii lähedal, et selles mõttes tundub, et see võiks nagu selle tänava jalgpalli uus peatükk, et päris elus praegu ja ma arvan, sellele võib ka keskenduda. Et natuke siin puudusid oma minevikku ka juba, et aga teie siis noorusajal oli see
kultuur siis selline, ma saan aru, et see oli nagu Konstantin ütles, et teine elu. no jah, et tegelikult oligi, et noh, mina ütleme niimoodi, et tutvustasin jalgpalliga just seal hoovis, et ei olnud niimoodi, et ma hakkasin trennis käima ja siis alles hakkasin hoovis mängida ikka. Ma mingi poolteist aastat mängisin lihtsalt sõpradega seal hoovis ja siis sain aru, et mulle meeldib, okei, ma lähen trenni, et tegelikult võib-olla see oligi minu kõige tähtsam selline mäng, kust võib-olla kõige tähtsam otsus ka tuli. Ja ega minul ka sama, et ma ei mäleta seda võib-olla täpselt, mis toimus enne 6. eluaastat, et kui praegu vaadata hästi pisikesi lapsi, siis nende see selline võib-olla esimesed sammud on see, et isa või ema või keegi on, kellel on jalgpalli sümpaatne, et ostetakse lapsele mingid jalkariided selga, et siin neid Barca Liverpooli särke ostetakse kindlasti kõvasti ja see väike poiss lihtsalt nagu toksib seda palli nagu toas, et tema tänav on siis esialgu seal, kus ruumi on nagu ruumis sees. Aga no, me ikkagi nagu teadlik on see, et ma arvan, et siis kui me kooli läksime, ma ei käinud veel siis jalgpallitreeningul, et ma hakkasin Paides käima 9-10 aastaselt ja enne seda see ikkagi tänava jalgpall ikkagi seostub ka väga palju ikkagi seltskonnaga, et seal pidi olema seal 2 või 3 või 4 mängijat, et siis ma juba nimetaks, et see nagu tänavajalka, muidu on see, et ma võib-olla üksinda toksisin palli õues, et seda tegelikult oli ikka väga vähe võrreldes sellise seltskonnaga. Pigem üksinda väga, ma arvan, selle alla 10 aastat lapsed ka ega need ei olnud nii osavad selle palliga songleerimisel näiteks, see oli hästi popp asi see palliga songleerimine. Et ta ei tule lihtsalt hästi välja sulle ekspressis, ta on nagu igavese tüdined, aga selline mängimine või kellegi võitmine või kellegi üle mängimine, et see iseloomustas sellist nooruspõlve. Ma läheks natukene provotseerivaks siis, et teen sellise väite, et tänu tänavajalgpallile saavad noormängijad väga palju ekstra tehnilisi kordusi ja ka siis otsustusmomente, kui on see siis nagu nii-öelda 3-3 vastu mäng või midagi sellist. Ja seetõttu on neil ka suurem tõenäosus areneda kõrgetasemeks jalgpalluriks, et need lihtsalt saavad rohkem kordusi. Ja kuna nüüd meediast igalt poolt loeme, siis et tänava jalgpall vajub nagu unustusesse vaikselt ja noored veedavad oma vaba aega internetis, siis Eesti jalgpallil ei ole lootustki, et meie süsteemist kasvaks välja kõrgetasemelisi mängijaid. No ma võib-olla laseks Kostjal siin selles mõttes rääkida, et me mõlemad oleme nagu tänava jalgpalli mänginud päris palju oma noorust, aga temast sai nagu tippmängija. Et tal oleks võib-olla nagu sellise sinu küsimuse esimese poole pealt nagu parem öelda, et kas ta tunneb, et see oligi nii, et see aitas tal paremaks saada ja võib-olla ka mingi võrdluse välja tuua ka nagu tänapäevast, et ma võin siis võib-olla seda teist poolt jätkata, et no ma siis alustaks sellest, et tegelikult et see jalgpallile armastus ikka sündis just hoovist, et siin ei ole midagi rääkida ja võib-olla see on see kõige tähtsam motiveerija ja faktor, mis nagu mind lükkas edasi kogu aeg, sest vahepeal et enne mingit profikarjääri see oli veel pikk tee minna, aga kuidagi kui olid mingid kahtlused või valikud, siis ikka ma sain aru, et ma ikka armastan seda spordiala ja ma ikka tahan sellega tegelema, et see just selles mõttes see hoovi jalgpall, tänava jalgpall annabki seda võimalust, et sa ise tutvustad sellega ja ise saad valida, kas sulle meeldib või ei meeldi, sest seal hoovisid tegelevad inimesed erinevate asjadega, võivad erinevad mängu mängida ja talvel mängivad hokki ja siis nagu ta meeldib, aga sa ei armasta väga, et sa pigem sellega ei tegele, et see nagu mingid söögivalikud, sa midagi, pigem nagu kõik sulle meeldib, on mingi lemmik asi, mida sa valid igal juhul, et see on see, mis annab eelduse, et sa tegeledki sellega edaspidi, sest meil, Karl räägib pärast veel, aga ma ütlen, et see, et praegu see esimene tõuke ikka tuleb vanemate poolt, see ei annagi võimalust lastel seda hetki leida,
kust nad ikka saaks aru, et mulle meeldib, ma armastan seda. jah, et selle lapsepõlve tänava jalgpalliga on hästi selline huvitav asi, et ta on ju, kui sul on seltskond või sõbrad ja see mingi õu või tänav, noh, lihtsalt on vaja mingit kokkulepet, okei, lähme nüüd ja täna või siis ratastega ajad kokku või helistati telefonidega, sa said ilma valida, sa said hetke valida, sa said valida kui kaua ja nii edasi. Ja nüüd, kui ma teistpidi ütlen, ma ei tea, kas see garanteerib sulle nagu seda, et sa saad paremaks mängijaks, ta garanteerib sulle sinu emotsioonide rahuldamist ja ma tahan täna minna tund aega järjest seal, ma ei tea, lüüa peale või luua mingid oma reeglid ja sa saad sellise nagu armastusest jalgpalli vastu ja hea vaimse rahulduse, ka füüsiliselt olen väsinud, tunnid kogunevad, minutid kogunevad ja palliga kontaktid kogunevad. Aga see, et sa nagu lõpuks nagu paremaks mängijad saad, ma ju näen oma nende külasõprade pealt, kes hiljem suuremaks kasvasid ja me mängisime nendega madalamat liigat. Neil jäid ikkagi baasoskused, jalgpalli ABC, mängutarkus, lõpuni võib-olla sellised võitlemismomendid, mida tegelikult treeneri ütleb, et nüüd lõpeb mäng, mitte siis, kui teie lõpetate. Et see trend tegelikult annab sulle nagu lõpuks need võib-olla nagu konkreetsed nagu sellised nagu suunad õigeks kätte, võib-olla baasi natuke annab see tänava jalgpall. Et ma ei saa öelda, et kui keegi tänapäeval ei mängi tänava jalgpalli, et siis saab tippmängija, vaid ikkagi see treener loob ja kujundab lõpuks sellise nagu päris jalgpallirusist või siis treeneriid, kui sul neid rohkem on kui üks. Aga Kostja, kas sa oleksid nõus sellise väitega, et sinu karjäär on siis suuresti ka tänu sellele tänava jalgpallile selline olnud? Ma arvan, oma panus see kindlasti on sees, et ma räägin, et see võib-olla võrreldes nagu terve karjääri pikkusega, see võib-olla oli väga väike osa, mingi 2-3 aastat, aga siis ikka lõpus see, nagu ma räägin, et see andis seda jõudu, et jätkata edaspidi ja proovida juba teha seda professionaalselt, et see lihtsalt vaikselt see võib-olla hoovist läks juba rohkem väljakule, et sa pärast trenni veel teed mingid trenni sõpradega, kes juba mängivad ka, et lähed kahekesi, kolmekesi, aga see esimene emotsioon, võib-olla see oli kõige tähtsam, oli saadud ikka sealt tänavalt. See oli selle väite osa vastu, kuidas te siis hindaksite ise, et kas mängitakse siis seda tänava jalgpalli vähem nüüd või kuidas teile mulje on jäänud? No tundub, et vähem, aga võib-olla see on ka petlik, sest liiga palju käivad juba trennis alates 4 eluaastast. Ja, et võib-olla see petlik, aga tahaks mul majade kõrval on üks puur ehitatud, tehtud kunstmuruga, et ma ei ütle, et seal iga kord on palju lapsi, tahaks küll rohkem näha. Võib-olla selline, kes spetsiifilisemalt tegelevad selle alaga või kindlasti paljud lapsevanemad juba ütlevadki, et mu laps käib jalgpallitreenis, kuigi ta on näiteks lasteaias, et on selline varajane nagu spetsialiseerumine, see tähendab seda, et mingis vanust neid turniire päris palju ja ma mäletan lapsepõlvega neid turniire väga ei olnud, et mängiti selliseid sõprusmänge, midagi nagu väga harva oli, et ega seda lapsed saavad, kes jalgpalliga tegelevad või juba seostavad ennast mingi võistkonnaga, et tal on mingi särk, kus on mingi klubi vapp peal, ega seda tegevust pakutakse päris palju ka, igas suvelaagrid, asjad, et meie ajal näiteks ei olnud, meil võis olla oma võistkonnaga näiteks mingi laager Viljandis nädal aega või nii. Aga et nüüd, et ma lähen vabatahtlikult veel kuskil ise suvelaagrisse või meil on käinud siin erinevate klubide juures sellised ju Real Madridi akadeemiad või Tabasalu on siin Ajaxi toonud, siin Levadial oli Valencia või, et on olnud selliseid nagu võimalusi päris palju, pluss emotsionaalselt ka mängijad saavad ikkagi valida visuaalselt, näha seal Champions League'i ühes päevas palju mänge või mitmeid klippe, et saab nagu rohkem jalgpallialast infot ka, et võib-olla meil natukene oli seda nälga, et mis trennist ei saamata, läksid õhtul koju, mõtlesid, et ei, et ma tahan ikka veel minna tund aega peale lüüa või mängida või näiteks isegi me saime vanemate poistega mängida, mida trennis nagu, me oleme praegu rääkinud, et kas nooremad peaks endast vanemate, me mängisin mõnikord 5, 6, 7 aastat vanemate poistega, et see
kes kampa võttis, et mõnikord oli nii suur õnn sellest. Tänavajalka seda lubas, tavatrenn nagu, see ei olnud nagu selline, võib-olla oli 1 või 2 aastat vanem keegi trennis, aga mitte nii, et 5 või 7 aastat vanem poiss on või juba noormees, kes sust üle astub, et me saime isegi nendega mängida. Need on sellised nii peidetud väärtused, et kui ma ei ole päris kindel, et tänapäeval 10-aastased näiteks nagu 17 või 16 aastastega nagu kuskil õues mängivad. Et pigem kui käib see mäng võib-olla oma vanustega, aga meil oli ka selline päris paljude vanemate poiste vastu sai mängida. Ja üks moment me olime ise vanemad ja võtsime ka nagu endast nooremaid kampa, et see oli siuke huvitav aeg. Aga ikkagi, et teie mõlema hinnangul siis praegu tundub, et lapsi, kes lähevad iseseisvalt välja siis mängima, jalkat on vähemaks jäänud. Ma arvan. Ja Kostja ütles ka, et see on nagu selline see on nagu selline tunne ja kindlasti on Eestis väga palju selliseid kohti, kuhu võib-olla meie silm ei ulata ja iga päev me ei käi, kus on võib-olla täitsa aktiivselt see igapäevaselt käib, on seal siis juba välja kujunenud mingi plats, võib-olla mingid väravad on tekitatud, võrgud on taga, võib-olla seal keegi vald või keegi isadest, keegi niidab seda ja on ja käiakse mängimas. Aga lihtsalt nagu tajutavalt on selge see, et see selline üleüldine igapäev on liikunud selles suunas, et pigem niisama asjali peale ei minda sinna 3-3 mängima ja ei panda nagu koolikotte väravateks või et seda on kindlasti vähem. Aga kas teil lööks pähe midagi nagu siuke objektiivne mingisugune, kuidas me saaksime, kas me üldse saaksime seda hinnata tegelikult, et see on nüüd meie arvamus siin praegu, aga kas seda kuidagi saaks nagu hinnata? Oleks meil võimalik seda kuidagi teha? Et kas seda tehakse või mitte või... Ja, et kas me küll tunneme, et see, mis ta sellel ajal, kui te millega te võrdlete, ise olite väiksed, et siis teie jaoks võib-olla see maailm oli nagu, võib-olla oligi seal nagu sõppade keskel, kus te käisite kogu aeg, teil oli nagu võib-olla siuke mulje lihtsalt, et hästi palju käiakse, aga võib-olla tegelikult käiakse praegu ka samamoodi, aga lihtsalt meie näeme nüüd nagu seda suurt pilti, sõidad auto ringi ja näed väga palju väljakuid korraga. No ma ütlen võib-olla niimoodi, et tundub, et meie lapsepõlves, meie enda aeg oli meie oma, et me pidime iseseisvalt otsustama, sest vanemad olid tööl ja me pidime pärast kooli kuidagi kohe organiseerida, kas või lähed või teed mingi koolitööd, et kuidagi see võime nagu ise otsustada, mis sa tahad teha, oli tunduvalt nagu, mulle tundub, et tunduvalt kõvem, et praegu pigem laste elu on väga nagu planeeritud vanemate poolt ka, et see aktiivsus, erinevad huviringid ja asjad, neid on nii palju, et sa lihtsalt ütled lastele, et sul on 2 tundi aega ja see ei tähenda, et ta leiab endal nagu tegevust sellel ajal, sest võib-olla ta lihtsalt on väsinud või midagi ei taha või ei suuda nagu välja mõelda ja sõbrad ka ei aita selles nagu asjas. Ja ma võib-olla tänapäeva noorte kaitseks ütleksin nagu seda, et ega meil oli ka väga palju tegevusi nagu kodus, et see ei olnud niimoodi, et ainult nagu õues või et need igast lugusid, me hommikul läksin välja, õhtul tulin, et ikka käisid vahepeal kodus söömas ja riideid vahetamas ja näiteks meie ajal olid väga populaarsed, me võisime mõnikord isegi hommikust õhtuni mängida lauamängud, jäähoki, need metallvarastega, mis liikusid edasi tagasi, pidid sõrmedega keerama, ega sa ju väga palju ringi ei jooksnud, sa sahmisid seal lihtsalt kätega, ma ei saa öelda, et see täna minevikus nagu üliaktiivne tegevus oli, mingi strateegia, et kuidas see liter värav saada, siis olid need pealt tõmbasid sõrmega vedruga see jalgpallur, kus metallkuulike lendas, hiljem tulid klahvidega, sa said sealt väljaku otsast tõmmata. Mõne papad leidsid kuskilt Tšehhist täitsa müstilisi suuri lauamänge, nii et terve laud oli seda jalgpalli või hokit täis, et ega meil oli kodus ka nagu väga-väga palju nagu selliseid nagu seisvaid mänge, et ma ei saa öelda, me liikusime 100% rohkem kui teised. Et tänapäeval on väga palju aktiivseid lapsu, et ma ei kahtlegi, et me saime nagu jalgpalli teadmist teist, meil ei jõudnud lasteaeda, ei tulnud keegi pallidega treenerid, et näed, lapsed mängiga palli, meil lihtsalt lasteaia kasvatajad viskasid pallid või ise vaatasid, mis sa seal õues tegid,
nagu Kostja ütleski, et natukene võib-olla olime rohkem iseenda peremehed, aga ega meid ka sunniti õppima ja distsiplineeriti ja alati ei saanud õue jalkat mängima minna, kui olid seal koolis midagi valesti või aga võib-olla jah, et kool sai läbi, sa teadsid, et see võib-olla 1-5, kui vanemad olid reeglina 8-5 tööl. See oli see aeg, mida said nagu ära kasutada, et ennem kui isa või ema koju jõuab oma mingisuguste reeglite või käskudega, et mis ei tähenda, et õhtuti ei mängitud, mängiti ka, aga see taas 3-4 tundi oli mingi aktiivne tegevus oli. Et veel kord ma ütlen, et ma ei ole 100% kindel, kas mängitakse vähem, me lihtsalt võib-olla tunneme seda tõesti, et seda tänava jalgpalli vähemaks jäänud. Mulle väga meeldis see Kostja mõte siin laiendaks natuke edasi, et see üleplaneerimine siis laste ajas, et kas siin võib selles, et lapsed nüüd ise nagu iseseisvalt ei lähe välja mängima ja ajamal punti kokku, et kas, kuidas sa Karel hindaksid, kas see võib olla ka suuresti tänu sellele, et lapsevanemad lihtsalt panevadki pärast kooli kohe esimene huviring, siis teine huviring ja siis koju õhtul õppima ja juba on nagu aeg, et kas see võib tulla ka paljuski lapsevanematest? No eks ta on väga individuaalne, et esiteks millised võimalused üldse lapsevanemal on, siis tõenäoliselt selline kooli ja koduvaheline logistika, et kui kaua see koju liikumine ja kuidas üldse see toimib mingis vanuses. Et mõnel on teekond päris pikk kodust kooli ja kus koolis sa veel käid, osades koolis on väga kõrged nõudmised. Et ma ka nagu ei tahaks tegelikult ühist joont tõmmata, et selge on see, et lapsevanemad tahavad oma lapsele nagu parimat. Ma ei saa öelda, et minu vanemad ei tahtnud nagu minule parimat, aga no, ma elasin maal, ma tulin koolist koju ja mingi aeg ma elasin paneelmajas, hiljem oma majas, ma tean täpselt, et kui ma oma majas elasin, ega see aeg oli väga piiratud, kus pidi väga palju toimetama ja mingisuguseid töid tegema. Paneelikas oli seda nagu aega nagu rohkem, et kuna mingi aiamaa oli, ema seal toimetas, aga sinul 9 või 10 aastase poisina seal kohustus ei olnud otseselt. Et see lihtsalt ongi nagu see, et ma ei tahaks ühe mütsi alla panna kõiki lapsi ja kõiki lapsevanemad, et see igaühe lugu on ikka väga erinev. Et kuidas lapsevanemad planeerivad oma laste tegevusi, see on väga-väga individuaalne. Ei, seda küll, et aga lihtsalt, et just neid huveringi võimalusi on palju. Võimalusi on lihtsalt arvatavasti rohkem, kui meil oli ja tegelikult, ma arvan, ja sellepärastki vanemad ka kasutavad seda. Ja võib-olla on ka see kartus, et nad ei lähe ise mängima, siis nagu selle huviringi kaudu nad saavad selle aktiivsuse kätte, et siis nagu siuke kahe otsaga asi, et teistpidi see iseseisev võime enda aega organiseerida nagu väheneb. Korra siin puudutasite ka juba sellest uuest reaalsusest, et kuidas väljakutel et tänav jalgpall võib siis nagu kolida üle jalgpalliväljakutele, et mitte enam siis asfaltteed, kruusaplatsid, vaid nagu päris väljakud ja need puurid. Ütlen praegult nagu omast kogemusest, et mina kasvasin üles Kotka staadioni juures Tallinnas ja tegelikult meil oli seal see puur siis ja kus me kogu aeg mängimas käisime ja seal said nagu põhimõtteliselt väga-väga palju õhtuid veedetud. Samas kõrval olev staadion ja hall olid kinni. Nüüd seda puuri enam ei ole, võeti maha, sest et naabritel oli seal vist liiga tülikas, et pallid lendasid sealt üle ja staadion on endiselt kinni, kui trenne väljakul ei ole. Et kus need lapsed siis mängima peaksid? No jah, eks see olukord ongi nüüd selline, et Kerin veidi mõned aastad tagasi, kui ma töötasin Tartus mingi moment, siis ma tean täpselt, meil oli 3 trenni ja 1 mäng oli. Ja nädalas 7 päevas see nagu 4 päeva aktiivset tegevust lapsele, mis puudutab nagu jalgpalli, mõnikord ju sõit mängule oli, me sõitsime üle Eesti siis juba selle vanusega ja, või nende vanustega 2 grupiga ma seal tegin. Et mitu korda nagu lapsevanemad küsisid, et aga miks me rohkem ei tee, et me ju vastased teevad rohkem või et nemad teevad 5+1 ja et miks me ainult teeme nagu 3+1 ja et poistel ei ole midagi teha vabal ajal nagu, siis nagu enda mõtted olid ka, et okei, et äkki mingi rattaga või äkki mingit muud tegevust või et äkki mingi judo või treenerina seal ei ole nagu seda hirmu, et kui siis laps äkki tekib huvi teise ala vastu, et läheb ära,
et las siis teeb midagi muud, aga ikka nagu tundsid seda, et noh, pigem teeme nagu rohkem, sest siis on laps kogu aeg nagu jalgpalli juures ja kõigil on siis süda rahul või noh, et ta nii armastab seda jalgpalli, et no see ongi see, et kui on hea treeningtingimused, kunstmuru olemas, miks mitte, teeme siis natuke rohkem ja asendame selle tänava jalgpalli siis nagu parema treeninguga või seda tihedamini tehes. Aga eks seal on ka jälle need, kes kui kaua armastab seda või kui sügavalt armastab, et me seda jälle nagu liiga palju ei teeks, et no see ongi see kurb koht, nagu sa ütlesid, väljak on kinni, et tänava jalka on see, et mina või meie seltskond otsustame, millal me hakkame ja millal me lõpetame ja kus kohas. Praegu päris igal pool Tallinnas näiteks sa ei lähe, et hakkame siin nüüd jalgpalli mängima ja me otsustame ja kui kaua tahame, et ei ole selliseid võimalusi. No jah, ja siis praegu need kooliväljakud, mis on tavaliselt olnud ju lahti kogu aeg, praegu on ehitatud uued katted on pandud ja pigem nemad on ka kinni või kogu aeg seal trennid käivad ja siis tavaline inimene, kes tahab mängida, lihtsalt ei saa sinna, sest ta on lihtsalt või kinni või lihtsalt seal trennid toimuvad. Ja siis küsimus on see, kas keegi peab siis juurde need puurid ehitama kuskil. Või selleks on vaja ka võib-olla mingi analüüsi teha, kas on tõeline vajadus neid sinna panna kuskile, kas see läheb kasutusele või ei lähe see lihtsalt raha viskamine. Ja, kes nende eest hoolitseb, kes seal järelvalvet teostab. See on see keerulisem, meil oli lihtsam, lähed välja muru peal, paned need kotid või puud seisavad ja mängid, nii palju kui tahad, okei, naabrid natuke kurdavad, aga kuidagi kõik see toimis, praegu see tundub natuke keerulisem. Ja ma ei saa öelda ka, et nüüd me nagu igal pool saime mängida, et ega tegelikult ikka ka aeti ära ja keelati ja kui seal sattusid seal kuskil võib-olla kuivavate pesude lähedusse või tegelikult ka isegi mõnikord see, ikkagi muru sai kannatada kevadel varem, kui me läksime liiga vara peale või seal sügisel, et ega see päris nüüd nagu lillepidu ka ei olnud, et me pidime leppima mõnikord nagu kehvemate tingimustega, aga võib-olla selline ma ei tea, dressipüksi põlv katki või põlv verine ka kuidagi oli nagu selline, et need jalad ja künnarnukid olid veidi kärnasemad, et ega väga vahet ei olnud, kus me mängime. Pigem ikka oli, et kas mingi punt on, kes sulle meeldib ja midagi, mis imiteeriks siis mingit nagu seda sihtmärki, oli see siis sein või mingi puud või värava moodi asi. Et siis juba sellega sa olid nagu näiteks rannajalkat me üldse ei mänginud. Kuigi ma mõtlen tagantjärgi, meil oli järv oleks võinud järve ääres seal liiva peal mängida, aga nagu me ei tulnud isegi selle peale, et läheks mängiks kuskil liivases, et mis mõttes seal on ju kehva joosta. Pigem mängime künkliku muru peal, sest mingi jalgalune nagu tugev, eks. Aga ei saa öelda, et kogu aeg me saime nagu nagu ideaalselt valida, kus me mängime ja kui palju nagu. Aga staadionid lahti, kas see oleks nagu mingisugune lahendus? Et nüüd kõik staadionid, mis kinni on? No see väga nagu sõltub kelle kasutusel see staadion üldse on. Või mis ta kinni on? Ja mis tasemel seda kasutatakse, on arusaadav, et sinna Lekok Areenase kõik sa ei lase ja võib-olla seal Maardu linna staadion, kus see ikka esiliiga mängud ja veel laste turniirid ka nagu väga nagu palju ei lase, okei, seal kunstmuru peale võib-olla või on võimalus, aga ikka seal on tehtud praegu kooliväljak, mis on lahti, et selles mõttes on võimalus, aga ma ei tea, see jälle see Kotka staadion, kes seda kasutab praegu rohkem, kas ainult lapse trennid või mis liiga seal mängib, ma arvan, kui see ei ole kasutusel kuskil tõesti nagu profi tasemel, siis see võiks lahti olla. Lihtsalt küsimus on see, kas seal keegi jälgib seda protsessi, hoolitseb seda, et nad võrgud on normaalselt, ei läinud katki, et see on teine küsimus. Jah, siin on näide on Tartus Sepa staadion, kus kui ma Tartu Tammekas mängisin, ma nägin, mis seal nagu toimus, et see on nüüd siis avatud staadion, aga sellega, et staadion oli lahti, oli seal ka päris palju probleeme, et õhtuti sinna tegelikult kogunesid mingisugused pundid, et kellel võib-olla kõige suurem huvi on nagu jalgpalli mängimine ja prügi vedeles maas, koertega jalutati väljaku peal ja nii edasi, et tegelikult
nokk kinni, saaba lahti, tahame head, teeme siis nagu staadionid lahti, aga need hoolduskulud ja siuksed asjad nagu lähevad kohe väga-väga kõrgeks, et kuidas Karel näed, kas siin oleks nagu mingisugune nagu lahendus? No jah, et eks ta ongi, ei taha nagu olla selline nagu, et targutan, et ma teeks nii või paneme väljakud igale poole maha, et see ongi selline küllaltki, ma arvan isegi nagu spordi- ja kultuuriministeeriumi nagu selline küsimus, et kuidas nagu rahvas liikuma saada, et kas me tahame täiskasvanuid rohkem liikuma saada, lapsi rohkem liikuma saada, päris väikeseid liikuma saada vastavalt nendele võib-olla soovidele, mida näiteks riik tahab, et rahvas liiguks rohkem, kas ta tahab üleüldiselt või mingi spetsiifilist vanuse vahemikku liikuma saada, siis tuleb vastavaid nagu tegevusi teha, et kas siis lasteaias innustada kasvatajaid rohkem lapsi sportlikult tegutsema või okei, kui me ehitame väljakud teatud strateegilistesse punktidesse, reeglina näiteks koolide juurde, et lapsed teavad, et ei pea alati kohe koolist koju minema, et seal on mingi väljak, mida saab kasutada, kes neid hooldab, kes neid vallab, et ta on nagu selline väga tõsine nagu riiklik programm, ma ei kujuta ette, et jalgpalliliit nagu suudaks nagu selle kõik ise teha, et selle jalgpalliliit nagu üritab igale tasandile nagu luua optimaalseid tingimusi, kus siis näiteks kas või nagu Maardugi, et saab esiliiga võistkond mängida, aga nende noored saaks ka mängida. Aga ei ole nii palju võimu, et veel nagu kogu Maardu linna rahvale näiteks luua nagu heaks jalgpalli mängimiseks võimalus, et eks ta ikkagi jälle selline, see on tobele lause, see omavalitsuste nagu mure mingis mõttes, aga nemad peavad ju hinnangu andma, et kui palju lapsi või kui paljude lapsevanemate hääl kõlab meie näiteks, ma ei tea, vallas või linnas, et lastel ei ole kuskil mängida ja need nii väga tahavad. Kui siis seda häält väga ei kõla ja sportlikuid juhte ei ole võib-olla nendes omavalitsuses, siis võib-olla need rattad ei liigu ka nii kiiresti, et see on selline, meil on ta ju number 1 spordiala juba Eestis, eks, aga et võib-olla ta peab olema nagu läbi ja lõhki ja kultuurist nii läbi immunud, et iseenesest mõistetav, et meil on platsist kinni siin Eestis, et võib-olla see võtab 10, 15, 20, 30 aastat aega veel, ei tea hetkel nii täpselt öelda. Jah, sellega ma olen nõus ja see, et linn võib tahta, aga kas tõesti on see vajadus inimestel, et meie eeldame, et on vajadus võib-olla, et nii palju rahvast tahavad, aga võib-olla neid tingimusi, mis mingites linnades on, need on piisavalt palju ja lihtsalt ei kasutada võib-olla 100% mis võimalustest, et okei, Tallinnas võib olla see natuke keerulisem, sest ainult praegu ainult majad kasvavad selles mõttes, et need mänguplatsid, lasteplatsid ja spordiplatsid natuke vähem, ja oma kodukoha näitel ma võin tuua, et selline väike alev Eestis, sellise suurusega alevid on väga palju, üks kooliväljak väga hästi hooldatud muruga ja kõrval täiesti, koolimaja kõrval 100 meetrit normaalmõõtmetes suur, väga korralik väljak, väravatega, võrgud taga, ka sellised palju lendu takistavad võrgud taga, niidetud väljak, mine ainult ja mängi, et selles mõttes jällegi ei saa öelda, et see on terve Eesti nagu häda, et meid on kõige rohkem siin Harjumaa piirkonnas, aga ma ei saa öelda näiteks, et nüüd Raasikul on kehvad tingimused lastele, et kindlasti nad saavad käia ja palju mängida või oma aega kulutada, et see on nagu nii piirkonneti tõenäoliselt, et ma arvan, et Lasnamäe, Mustamäe, võib-olla selline kesklinn ja võib-olla isegi see Rocca al Mare piirkond, nemad võib-olla nagu on kõige suuremad isegi kannatajad, kuna seal ikkagi sellist nagu vaba maad või kuhu üldse võiks neid väljakuid maha panna on vähe, aga seal selle ala peal konkreetselt elab päris palju inimesi tegelikult. Et võib-olla need on nagu sellised kõige suuremad murekohad isegi Eestis, mitte väikesed asulad, et seal pigem juba on, võib-olla võidame väikse Vaimastverena, seal on suur kunstmurväljak, eks, et sõidad sellest kohast, kes on autoga sõit läbi, sõidad seal 15 sekundiga sõidad läbi autoga, aga seal on suur kunstmurväljak, eks, et väiksed kohad võib-olla ei olegi nii hädas kui siin suur linn, ma arvan. Selles mõttes, et me jõudsime sinna, et tänapäeva siis tänavajalgpall kolib üle väljakute peale, et see asfaltil ja niisugustel suvalistel pindadel pigem ei mängita. Aga kui nüüd natuke fantaseerida, et
kuhu suunas me edasi liigume, et mis on siis üldse hoovi jalka nagu tulevik? Noh, ma arvan, et sellel kujul, nagu see oli meil, arvatavasti see ei tule juba tagasi. Et see muudabki selliseks spetsiifilisemaks, ütleme niimoodi, et juba kui jalgpalli mängimiseks on jalgpalliväljak, siis mängitakse seal jalgpalli. Et kui mingi korvpalliväljak, siis arvates seal juba jalkat keegi ei mängi. Et mulle tundub, et see võib öelda, meie hea aeg on möödunud ja see, mis tulevik toob, huviga nagu ootame ja vaatame, aga arvatavasti see just sellel kujul ta juba tagasi ei tule. Et jah, mul on samad mõtted, et lihtsalt kui me vaatame tänapäeva nagu võib-olla kõige noorema põlvkonna nagu profijalgpallureid, kes võib-olla ei olegi enam selle nagu tänava jalgpalliga kokku puutunud. Et on lihtsalt nagu varajane spetsialiseerumine olnud, väga vara on kokkupuude jalgpalliga tekkinud, hea selline visuaalne tipptase on toetuseks olnud, seal Ronaldot on saanud jälgida, Messiga koos üles kasvatud, näinud neid nagu oma parimates elementides, siis nad on ka nagu väga head jalgpallurid, nad on kehaliselt väga võimekad, tugevad, kiired, ei saa öelda, et nad on nagu kehvad jalgpallurid, et selge on see, et see teekond sinna tipptasemele on ka niipidi, et meie ajal lihtsalt oli ta teistmoodi ja ma arvan, seda tulebki võtta nagu normaalselt ka, et me tahaksime loomulikult, et lapsed liigutaksid palju ja rohkem ennast, aga sellist lauset ei saa öelda kõikide laste eest, et selge on see, et väga paljud liigutavadki ennast väga palju ja nagu me siin ennem rääksime, et võib-olla isegi mõni peaks natuke rahulikumalt isegi võtma, et ka ju neid lapsi meil on, kes väga palju liigutavad. Et ma ei annaks nagu üldist hinnangut, et aga võib-olla need üldised uurimused või statistikad nagu räägivad nagu teist keelt. Et me liigume selles suunas, et pigem lapsed liigutavad vähem, aga uue põlvkonna tõelisel sellisel jalgpallifanaatikul poisil on kindlasti ju nagu oma trumbid, et nagu ma ütlesin, et maal mine palun, sul on väljakud ja sul ei ole seltskonda ja linnas jällegi see, et treening tingimusi, võimalusi, valikuid on ka ikkagi nagu päris palju, et saad oma sellise jalgpalli vajaduse nagu rahuldatud. Selles mõttes siis me ikkagi hoovi nagu jalgpalli sellisel kujul ei pea nagu vägisi tagasi nii-öelda üritama tuua. Ma arvan, see isegi ei ole võimalik praegu, et me võib-olla siin räägime sellisel nostalgia emotsiooniga sellest, sest see oli meie jaoks väga super aeg, lapsepõlv nagu tegeled sellega, mida armastad ja sellel viisil nagu see oli võimalik, äkki kui 20 aastat tagasi oleks meil võimalus mingil väljakutel mängida, siis oleks veel parem. Me ju ei tea, aga siis sellel ajal oli sellised võimalust, me kasutasime neid maksimaalselt. Praegu aeg läks edasi ja arvatavasti seda tagasiteed juba ei ole lihtsalt. Jah, ma arvan ka, et seal ei maksa võib-olla nagu muretseda, vaid pigem see teekond nagu et mis selle tänava jalgpalli nagu näiteks tagasitoomise eesmärk oleks, et kas me tahame nagu rohkem jalgpallureid või me tahame paremaks neid saada, eks. Et tõenäoliselt lapse selline tõeline huvi, et ma tahan väga heaks jalgpalluriks saada, seal peab trennis head tööd tegema, treeneri head tingimused looma, siis on täitsa võimalik Eestis nagu jõuda kõrgele ja siit veel edasi, ilmaga nagu tänava jalgpallita ja kellel on see võimalus ja kui ta kasutab seda, siis aitab ka nagu kaasa. Et ma ka nagu ma kunagi ei ole mõtelt see, et vaat nagu meil oli, sellepärast me oleme nagu, et aga nendel on ka nii palju teisi häid võimalusi, et kas või see, et sa lööd palli väravasse ja seal on võrk taga, et saad selle palli rutem tagasi, et ma ei saa nüüd öelda, et kuna mina käisin pikema maa, et ei olnud värava võrku, et lööd palli küll väravasse, aga pall on väga kaugele, võrku ei ole, et ma nüüd sellepärast nagu jaksasin rohkem omal ajal, et see päris nii ikka ei ole, et hästi treenitud, heas kvaliteetses keskkonnas laps üles kasvab, saab tast väga hea ja tugev sportlane ka ilma tänava jalgpallita, ma olen täiesti kindel. Ja Kostja, kas sa näed ka, et
järgmine Kostja siis võib tulla ka täiesti ilma tänavapallita. Ma arvan, peavadki tulema, et see ongi reaalsus praegu, et noh, selle hoovi jalka võlu oli see, et see kogemus ja emotsioon, et noh, see, mis Karel rääkis, et seal sa said võimalust mängida vanematega ja päris nagu vanematega inimestega, kui sa teed mingi, sul vahe 5 aastat ja siis teed jalgade vahel, no see emotsioon ikka kohe nagu hüppab niimoodi lakke, et praegu seda kogemust on vähem, et väiksemad mängivad suurematega, et see võib olla ainukese erinevus, aga noh, tingimused on paremad ja kui tahe on olemas, siis noh, neid barjääre on tunduvalt vähem, ma arvan praegu, et kui sa tahad, võid saada või jalgpalluriks. See korduste arv sind ei morjenda, et lihtsalt jääb kordusi vähemaks, aga... No see sõltub inimestest, kas ta tahab või ei taha, et see ta ju võib neid kordusi teha ka noh, kuskil väljakutel. Et või ma ei tea, nendel, kellel on võimalus mingi majade ümber, noh, seda ka. Et ma ei ütle, et see võtab neist, noh, praegust lastelt võimalust head jalgpalluriks saada, et see kindlasti ei ole sellest nagu probleem. Ja ma arvan ka, et sellist nagu võib-olla isegi jalgpalli teadliku kontakti vaata, et on isegi rohkem. Nüüd ongi, et kellele see võib-olla nagu liig on, võib-olla, et teda see jalgpall lõpuks siis ikkagi ei huvita või seda, ei ole loodud nii, et tast tuleb see nagu väga ja aga jällegi, et kui noor jalgpallijuuline poiss või tüdruk satub heasse keskkonda, siis ikkagi selline ka nagu päris suur kontaktide arv heas mõttes on talle ka nagu garanteeritud, kui veidikene lapsevanemad veel kaasa aitavad, kas siis seda jalgpalli kuskil, noh ma ei tea, tekitataksegi mingi väljak maja kõrvale või leitakse lapsele veel lahendusi, on see siis teise spordina või jalkas, siis ma arvan, et see kontaktide arv nagu ka ei ole nüüd nagu nii kriitiliselt ei tasuks nagu sellesse nagu vaadata, et veel kord, et saab ka olema hetkel tänapäeval olemas olevate võimalustega jõuda tippu, et täiesti reaalne. Võtame teema kokku, Kostja, mõne lausega, mis sulle siit arutelust kõige rohkem kõlama jäi praegu? Ei no see, et me ikka jõudsime järelduseni, et see meie hoovi jalka tagasi ei tule, et uus reaalsus on praegu maailmas aga ikka tahaks lapsi tänavatel näha, et isegi tahaks, et need puurid oleks täis ja see mäng ikka toimus ükskõik mis ilmaga, sest see vahepeal see on praegu lastele natuke teeb takistusi, et kui vähegi halvem ilm, siis nad väga ei jookse tänavatele, et sellest mõttes, aga üldiselt kokkuvõttes peame tegutsema sellega, mis on praegu reaalsus pakub meile, et ja kõik on võimalik, ma arvan. Ja ma vaatan ka sellele pilguga sedapidi, et kui seda nagu täitsa tavalist hoovi jalgpalli nagu ütleme siis niimoodi, et iga aasta jäi teda nagu järjest vähemaks nii kaua, kuni sa saad vanemaks, et sa saad niimoodi vaikselt tagasi vaadata, et see ei olnud päris nii, et nüüd üks päev lõppes see ära, et ta niimoodi vaikselt teda nagu vähenes. Seal on mingid põhjused, et see kahjuks see maailm võib-olla keerleb nagu selles suunas, ma võin nagu tänasel päeval öelda liikumise mõistes kahjuks, aga mis 10-15 aasta pärast, et mis siis on asendanud need meie üleüldised endised tegevused, et 20 aastat tagasi sõitsid ka väga paljud inimesed bussidega tööle ja need bussid olid nii täis, et sa ei suutsi ennast sinna sissegi suruda. Nüüd pigem sa lähed trammi või bussi mingi teatud kellaaegadel, aga et sul on ikka nagu ruumi, sa saad isegi istuda ja vanasti oli see, et noorem peab vanemale istet andma ja mingid igast sellised hädad olid, sest vanemad naised ei saanud istuda või vanemad naisterahvad. Aga et nüüd on hoopis teised nagu, et maailm liigubki nagu teist poodi ja ma nagu huviga isegi võib-olla vaatan, et mis asi see siis asendab seda või kuidas siis jõuavad tippu tänapäeva noored. Me näeme ikkagi rekordid purustatakse ujumistes, kergejõustikus, et ei ole nii, et vähem võimekad on, et pigem see igasugune tehnoloogia, teadus, tarkus
ka garanteerib sulle selle, et me saame hinnata nagu minevikus väga häid sportlasi, aga ka nagu tänapäevas väga häid sportlasi, et ilma neid täitsa kritiseerimata, et ka resumee see, et mis iganes see põhjus on, äkki ühel heal päeval tuleb tagasi, aga siis peab ka maailm täitsa vist tagurpidi pöörduma, et vool peab ära kaduma, et siis võib-olla saab tänavale tagasi, et jah, mina nagu ei tunne nii palju muret nagu selle üle, et seda nüüd nagu nii palju ei ole enam või et hakkajad saavad ikka hakkama. Mina enda jaoks olen mõelnud, et kui vähegi võimalik, siis kõik staadionomanikud või siis haldajad võiksid nagu väga hoolikalt läbi mõelda, et kas see, et staadion on kinni trennivälistel aegadel, on põhjendatud või mitte, et kui vähegi võimalik, siis teha valik selle kasuks, et kas või öötundidel ikka tõenäoliselt pannakse kinni, et seal päris nagu jama ei tehta, aga et ikkagi päevasel ajal nagu hoida see siis ikkagi väljakud lahti ja loodan ka Kotka staadioni kõrval lähiajal puuri näha veel, et see annaks ka kindlasti seal piirkonnas elavatele, kas või seal piirkonnas elavatele poistele juba siis võimalusi juurde, et seal on väga äge mängida tegelikult. Aga selline oligi meie episood tänava jalgpallist. Suur tänu mõlemale saatekülalisele ja loomulikult ka meie kuulajatele. Loodan, et püsite meie taskuhäälingu lainel ja kohtume juba järgmises episoodis.